Seda juhtub harva, kui mõni suurtootja tuleb välja täiesti uue platvormiga. Täpselt seda Canon eelmine aasta tegi. EOS R on Canoni esimene peeglitu, niinimetatud täiskaader hübriidkaamera, millel ka täiesti uus bajonett. Sensorina kasutatakse 30 megapikslist valgusepüüdjat ja seadmel on kõik kellad-viled, millega Canoni tulistaja harjunud. Täiskaader hübriidi on Canonilt oodatud aastast 2014. Nüüd on see väljas, aga inimeste reaktsioon pigem halb. Kas EOS R on vilets kaamera? EOS R-i kaamerakere kaalub koos akuga 660 grammi. Akuna kasutatakse 1800 mAh LPE kuut. Bajonett kannab tähistust RF varasema EF-i asemel. Ava- ja säriseadistamiseks on 2 rullikut. Nuppude asetus on Canonile omaselt väga mõnus ja loogiline. Kaameral on kokku 3 ekraani. OLED silmaaugu kuvar katab umbes 100%, on piisavalt terav ja värvide rohke, et pildistada oleks mõnus. Lisaks on kaamera peal mustvalge ekraan, andes võimaluse kiiresti näha oma sätteid. Peokangelane on muidugi tagumine puutetundlik monitor. Liigub viimane mõnusalt, et nii vlogger kui arhitektuurihuviline saaksid mugavalt filmida ja pildistada. Just puutetundlikkus on suurepärane Canoni eelis, sest et kõik, mida näed, saad otse ekraanilt seadistada. Külgedel on hunnik sisendeid ja väljundeid päästiku, mikrofoni ja klappide jaoks ning pisike HDMI välise salvesti ühendamiseks, mille all ka Type-C pistik sobides info liigutamiseks ja piiratult kaamera laadimiseks. Veidi poolik lahendus, sest et kaamera kasutamise ajal laadida ei saa, liialt põhjalikuks ei lähe, sest et olen seda kaamerat kasutanud vaid nädala. Kogemuse põhjal on ergonoomika suurepärane, millel aitab kaasa suur käepide ja loogiline menüüde süsteem. Kuidas aga on pilti teha? Suurepärane. Aga silmaekraani sisse lülitaval sensoril on umbes sekundiline viivitus sees, mis hakkab pikapeale häirima. Teise asjana toimub fookuspunkti paika panemine tagumisel ekraanil. Idee on hea, aga minu arust on see mõeldud inimesele, kellel nina pole. Ma suutsin kogu aeg punkti kuhugi valesse kohta jooksutada. Teistelt kaameratelt tuntud juhtkangi kahjuks aga R-il pole. See selleks, kuidas pildi kvaliteet on. Fotod on hea kvaliteediga, aga tunnen, et detailsusest jääb natukene puudu. Samuti ei ole ISO võimekus just kõige parem. Müra hakkab varakult sisse tulema. Kas eelnev on seotud adapteeritud toru või minu imetillukese kogemusega konkreetse kaameraga? Vot, ei oska öelda. Videokaamerana on R võimekas. Jah, 4K-s on õigustamatu kropp ja millegipärast ei oska R salvestada Full HD-s 120 kaadrit sekundis, mida oskab meie igapäeva kasutuses olev 1DX Mark II teha rohkem kui 3 aastat. Need asjad on nii ja sinna pole midagi parata. Küll aga on esindatud Canoni topeltpiksli autofookus, mis on fantastiline ja automaatse fookuseta torude jaoks abiline, näidates, mis osa on terav ja mis mitte. Kõige kihvtim lisa on Canoni C-Log, andes korraliku koguse dünaamikat ja mänguruumi järeltöötluses. Välise salvesti lisamisel on võimalik salvestada ka 10-bitis signaali, aga seda kahjuks salvesti puudumise tõttu katsetada ei saanud. Küsimus sulle. Kas me peaks EOS R-i mingi hetk korralikult ette võtma? Mis sind konkreetse kaamera juures kõige rohkem huvitab? Jäta kommentaar alla ja vajuta ka subscribe nuppu. Nüüd võtan kokku head ja vead ning üritan välja selgitada, mis kaameraga täpselt tegu ja kas ta on nii vilets, kui maailm räägib. Asjad, mis mulle ei meeldi. Ma ei saa salvestada asju aegluubis, mida saan teha 3 aastat vana kaameraga. 4K-s olev kropp muudab paljude jaoks selle kaamera mitte ahvatlevaks ja ega sellel sandistamisel mingit loogilist seletust ka pole. Kas on Canoni protsessorid aeglased? Pole aimugi. Üks SD-kaardipesa annab aimu, et pulmafoto või videograaf sellega minna kuskile ei julge. Meil alles hetk tagasi suri C-Fast kaart ära, mis on kordades kallim ja peaks olema ka oluliselt töökindlam kui R-is kasutatavad SD-d. Selliseid asju tuleb ette. Fookuspunktide liigutamiseks
sooviksin mina joysticki, sest et ninaga ei oska ma veel seda õigesse kohta liigutada. Sisse välja lülitamise rullik on mitte vajalik, see pärsib ühe käega kasutamist. Objektiivide puudumine ja hinnatase on täiesti omaette ooper, mille juurde me naaseme lõpus. Küll aga on palju head. Kaamera on tõesti käepärane, menüüdest asjade leidmine lihtne, keerlev ekraan YouTuberi seisukohalt hädavajalik, suurepärane autofookus videos, C-log, pealmine ekraan info kiireks saamiseks ja kaamera väljalülitamisel sõidab sensori ette kate. Eelmise põlvkonna objektiivide jaoks adapterid toovad lisavõimekust. Minu lemmik on see, mis laseb filtreid sisse loopida. Isiklikult katsetasin polariseerivat varianti, mis autosid ja muid läikivaid asju pildistades filmides on hädavajalik. Korjab viimane ju peegeldusi vähemaks. See kõik aga pani mind korduvalt mõtlema, mis loom see R on, kellele ta on ja miks teda paljud nii viletsaks peavad. Viimasele on lihtne vastata. Canoni kaamerad ei ole viimastel aastatel säranud meeletute tehniliste näitajatega, aga nende kaitseks võin öelda, et kõik, mida tootja lubab, seda ka seade teeb, ilma ülekuumenemiste ja muude naljakate totrusteta. R oma olemuselt on kahe maailma vahel olev kaamera. Maksab ta sama palju kui täna keskmine täiskaader hübriid, aga vajalikud objektiivid muudavad komplekti hinna Pro-seeriale omaseks. EOS R on fotopointis 2649 €. Ja kui võtta kiire zoom-toru, tuleb hinnale lisada 3499 €. Lisaks, kui tahta klassikalist 50 mm klaasi, siis selle hind on 2649 €. Mõlemad objektiivid töötavad ainult RF bajonetiga kaamerate ees, nagu EOS RP ja EOS R, mis aga on suunatud Canoni pikaajalisele kasutajale, kel suur kollektsioon klaasi olemas ning otsib oma kaamerakotti natukene kergemat B-kaamerat. Canon on korduvalt toonitanud, et näevadki R-i pigem video- ja fotograafide varukaamerana, sest et on kergem ja väiksem kui näiteks 5D Mark IV. Siit ongi vastus. Juhul kui otsid B-kaamerat, ei hooli 4K kroppindusest ja leiad, et üks SD-kaart on piisav, sest et sulle meeldib elada ohtlikult või kasutad nagunii välissalvestit, siis soovitan sul minna ja rentida see kaamera, et oma nahal ära katsetada, kas see võiks sulle sobida. EOS R-i rendib Eestis Fotopoint. Jätan lingi alla. Kui aga ootad Canoni Pro-seeria hübriidi, et neist fantastilistest objektiividest viimast võtta, tuleb veel veidi oodata. Meie igatahes ootame. Aitäh, et meile aega pühendasid.